tere tulemast stuudiosse. Stuudios on tore. Mina olen tore, Marju. Minu töö on tore. Ja mul on külas järjekordset tiitli saanud inimesed. Ja teie tiitel oli selline selles mõttes väga eriline, et ta puudutas tervet meeskonda, tervet tore meeskonda. Ja see kõlab nii. Tore, innukad, uustulijad. Aplaus minu meelest. See on see äge koht. Ja kindlasti tahaks natukene nüüd seda emotsiooni, eks ju, et mismoodi see seal siis oli konverentsil. Kui te seda teada saite, kes alustab? Nii. Millegipärast patsutatakse sinu õlale. Sa oled emotsioonide kirjeldamisel eriti selline särav inimene. Kuulame sind siis. Ütlen nii, et see emotsioon oli hästi äge. Isegi pisarad tulid silma, et see tunne, siukest tiitlit saada on ikka nagu ülimalt äge tunne. Siuke seest nagu süda puperdab, keerab kõik ja siis on nagu päriselt me tegime ära selle. Et selles mõttes, et pärast see emotsioon oli ikka päris vinge. Et ütlen nii, et ikka päris pikalt pisardasin seal, aga see oli seda väärt. Mida me oleme tegelikult teinud selle paari aasta jooksul on tegelikult olnud nii võimas, et ma isegi imestan, et meil on siukse seltskonna kokku saanud, et need olid emotsioonid täiesti laes. Mul on hea meel seda kuulda, sest ma just tahtsin küsida, et no mis te siis ära tegite, kuidas te teadsite midagi üldse teha? See on tegelikult ilmselt alateadlik selline, et sa tahad oma koolis, et oleks tore ja siis sa oled sinna südamega panustanud paar aastat. Ma ütlen seda, et tänu Helenile on see kõik nagu toime tulnud ja Grete samamoodi. Nad on kõik nagu meid nii palju innustanud ja see on nagu kõik seda nagu protsessi käivitanud, et tänu nendele ideedele me poleks nagu midagi teinud. No, ja meil on nii vahva seltskond ka, nii et see on nagu täpselt seda väärt. Ehk siis praegu said juhendajad sellise pai, ma näen, et juhendajal tuleb päriselt tegelikult sellest liigutusest silm läheb märjaks. Mulle meeldivad sellised saated, mul on ka sinuga koos praegu nii selline liigutatud olla. Aitäh. Sa oled kohe sõnatu. Ma olen sõnatu, jah. Marii ütles tegelikult kõik ära, et see oli hästi suur üllatus meile, et meid sellise vägeva auhinnaga tunnustati. Ja ma arvan, et ilma nende noorteta ei tee nagu juhendajad mitte midagi. Me kahekesi võime seal Gretega istuda. Mitte midagi ei juhtu. et tegelikult need noored ise on selle ringi teinud. Ja see, mis nad endaga kaasa võtavad ringi ja mis nad sealt ära viivad ja uuesti tulevad ja toovad, et see ongi tegelikult tore. Jah. Et nüüd tuli see laine ja peegeldus tagasi. On mõnus ka, ja. Muidugi on. Ja kes siis võib-olla nüüd siiani ei tea, mis koolist jutt on, siis tegu on Kuusalu keskkooliga, kes on ka saates juba varem käinud, mis on näitas ka juba innukust, et alles te saite ja juba te olete saates ja juba te olete nii aktiivsed. Ja kui kooli kohta rohkem tahate, siis lihtsalt vaadake eelmise hooaja alguse saateid. Nimelt see, et praegu on ju kooli vaheaeg. Ja, et tahaks kohe niimoodi ergutada selliseid innukaid uustulijaid, et mida siis innukad kohe niimoodi teistele innuks soovitaksid kooli vaheajal. Kuidas võiks kooli vaheajal midagi sellist torelaadset teha? Kooli vaheaega saab kindlasti mitmel viisil veeta siis toredalt, aga oleme siis nii-öelda pakume siis välja ka meie tore võimaluse, kuidas veeta kooli vaheaega. Kas sa soovid pigem ise rääkida, kuna te tegite selle? Nii, mis siit tuleb? Siit tuleb midagi, mis on küpsenud kauem, ma saan aru. Meil on tehtud koolivaheaeg selline tore bingo, kus on erinevad ülesanded, mida siis kooliõpilased saavad vaheajal täita ja meile siis tagasisidet anda pärast koolivaheaega. Ja siis me kindlasti teeme nendega midagi, kes nagu päriselt sellega ära teitsid kõik need ülesanded. Et näiteks on meil seal ülesanne roni puu otsa. Ma arvan, et iga noor saab sellega suurepäraselt hakkama. Või näiteks loe jalutades kokku mitu koera näed. Aga miks mitte kassi või karu
oleneb, kus sa jalutad. Eks siis neid ülesanded on kõigile tehtavad ja kõik saavad võib-olla midagi sellist oma päeva, mida nad muidu tavapäraselt ei teeks. Ma ei tea, kui palju te olete karusid kokku lahendanud, kui te olete jalutanud. Ilmselt mitte väga. Aga kuidas need ideed teil tekivad sinna siis? Kas see on midagi, mille nüüd juhendajad välja pakuvad või? Ei, Tore! Sa kohe niimoodi eesrindlikult. Ei, me ikkagi teeme kõik koostöös. Et mul on natukene sellise ülesandega kogemus teisest koolist, kus ma olin ka tore juhendaja ja idee sellist asja teha pakkusin ma välja ja torekad võtsid selle kohe väga hästi vastu, panid oma mõtted kirja ja nii see bingo sündis. Nii, nüüd saab igaüks öelda siis ühe asja, mis ta sinna bingosse lisada on saanud. Kuulan, igaüks ütleb ühe mõtte. Isegi, ja võib-olla kui teil ei läinud see otse, sa võid öelda lihtsalt oma mõtte, et neid bingosid võib ju teha veel ja veel, on ju. Et kui isegi see mõte ei läinud seekordsesse bingosse, siis mis see on, mis võiks teha koolivaheajal? Ma arvan, et veeta sõpradega hästi palju aega, vähemalt 2 tundi. No tegelikult teeme 4, siis on nagu... Kas päevas? Päevas, ikka päevas. Kes see siis nädalas on? Päevas muidugi. Nädalas 2 tundi tundub päris vähe tegelikult. Aga mine see tea, mõne jaoks võib-olla see on ikkagi suur, nagu kas siis väljakutse või siis lausa, et nagu suur kogus. Oleneb inimesest. Ma helistaks oma õpetajale ja annaks talle komplimendi. Kui hea mõte. Eriline mõte. Ma ütlen suhteliselt sama asja kui Mari ja ütleks, et veedaks seda perega võimalikult palju aega. Mina ütleks, et veeda aega looduses, kuula ja loetle, kui palju erinevaid loomi sa kuuled laulmas või liikumas. Kas sa oled ise teinud seda? Jaa, väga tore. õhtuti, kui on vaba aega ja näiteks palju stressi, praegu on eksamihooaeg, siis ongi leevendada, olla ühe koos loodusega, siis ongi, lähen õue õhtul ja lihtsalt istun või jalutan ringi ja siis kuulan, kuidas linnud laulavad ja loomad jooksevad, kitsed. Kus sa elad? Sa tundud elavat väga ilusas kohas, metsade vahel ja puha, on ju. Et tegelikult äge soovitus, üliäge soovitus, aga mõtle, kõigil ei ole, mõned on linnainimesed, siis peab parki minema, on ju. Pargis ka kuulab üht-teist. Mitte küll kitse võib-olla, aga mõned linnud tunneb ära küll. No nii, see on küll äge. Mina kohe võtaksid midagi endale kaasa tänaseks juba. Kas või see tundus nii tore? Aga miks mitte need teised ka kõik? Lihtsalt ühe päeva peale võib-olla ei mahu. Nii, et see ongi ära jaotatud, peabki olema jaotatud, on ju? Suurepärane koolivaheaeg. Nii, aga siis, kas te teate, eelmine nädal oli meil torevandi nädal, selleks on meil ka stuudios ikka veel torevandid, nad pole jõudnud veel ära minna ja las nad siin olla, nad ei lähegi tegelikult kunagi päriselt ära. Aga kui nüüd koolivaheaeg läbi saab, siis algab tore suvekooli registreerimine. Ja ma vaatan Mari otsa, sellepärast, et sina oled siin innukatest uustulijatest üks, kes seekord oli valmis kandideerima meeskonda. Ja see vastab tõele. No kuidas siis läks? Hästi läks. Ma sain sisse ja ma olen nagu väga õnnelik selle, kuna ma olen ise praegu 7. klass ja mul hakkab kohe 8. klass, siis see on väga hea teema, millest teha loovtööd. Ja minu nagu südameunistus praegu ongi see, et ma tahan loovtööd teha torega. Kas see on siis suvekool, konverents, mis iganes, aga ma tahan teha seda torega, sest tore on nagu nii inspireeriv asi, millest saab nagu nii palju asju teha. Nii et see tundub nagu ülilahe võimalus. Mul on nii hea meel, et sa oled nii innustunud sellest. Väga äge. Kas teistel ka on mingeid selliseid loovtöömõtteid seoses torega? Tegelikult teistega on niimoodi, et siin Josetel on juba teema olemas, ta hakkab varsti juba kaitsma ja on nii. Ja Jasminil ja Rasmusel on juba tehtud loovtöö.
aga Mariil oli tegelikult siin üks teine idee ka, mida nad kõik aitasid Mariil mingi plaani kokku panna, ma tean. Et üks tore ring oli küll nii, et Marii tuli meile sinna suure pika plaaniga, mida ta kõike teha tahaks. Kas sa räägid meile, mis et sul on nagu mitu loovtöö mõtet lausa olnud, jah? Nii, aga mis see teine on, mis ma saan aru, et juhendaja meelest on see veel sellisem nagu väärt mainimist, on ju? Nii, kuulame. Mu üks ideedest oli nagu teha sihuke hästi nagu, kuidas ma ütlen, nagu konverentsilaadne ja suvekoolilaadne, aga need nagu ühendada. Ehk siis teha nagu Kuusula keskkoolis või kuskil nagu sihuke, kus tulevadki nagu kõik koolid kokku ja see ongi näiteks mingi 4-päevaline või midagi sihukest. Ja me saaks nagu mõnusat aega veeta, kui siis tulekski nagu erinevad inimesed midagi rääkima, saaks siis nagu grupitööd teha või nagu isegi päevaplaan oli ära tehtud, et selles mõttes, et kellaajad, kõik asjad olid juba välja mõeldud. Et sihuke päris vahva idee. Et meil praegu haudub ka üks päris hea plaan, aga sellest räägime hiljem. See on nii huvitav. Mul on hea meel, et te teete selliseid asju. Nii, aga hüppame sellise klassikalise tore ringi peale, et teil jookseb ju samal ajal ka, kui te teete selliseid nii-öelda noorte asju, teil samal ajal jookseb ikkagi tegelikult see põhiprogrammi läbimine ka. Olen ma õigesti aru saanud? Väga tore. Mis oli viimati see teema, mida te läbisite? Me viimati rääkisime konfliktidest. Et minul juhendajana oli hästi selline paika pandud plaan, et täna räägime konfliktidest, aga see, mis nad lõpuks lauale tõid, olidki tegelikult probleemid, mida tuligi lahendada ja päriselt me saime siis seda teemat ära kasutada selleks, et mõelda, kas probleemil on ainult üks lahendus või saab probleemi vaadata ka teise nurga alt. Ja siis tore ringi lõpus nad said siis joonistada, mida nad väga kohe kinni haarasid sellest ja mõni seal ütles, et ta ootaski joonistamist. Et oli see klassikaline harjutus, kus on antud mingi üks ja sama kujund ja siis igaüks saab selle vormida selleks, mida tema nagu näeb seal. Tore uba. Ja. Ja. Väga hea, see on tõesti seal konflikti juures hea harjutus. Aga kuulan nüüd noorte mõtteid. Mis siis on see, mis sa seekord õppisid sellest? Mis see oli see taipamine? Niimoodi, kust me alustame? Jah. Et igal tegevusel, kui keegi midagi teeb, siis ta teeb seda mingi põhjusega. Võib-olla oli õpetajal halb päev ja siis ta elas seda kuidagi sinu peal välja, siis jah, see on sulle suur probleem, sest sa said pahandada, aga ma õppisin nägema ka näiteks teist poolt, et kuidas me siis sinna jõudsime, et mis sinna viis. Et alati ei olegi see üldse väga isiklik, vaid sellel hetkel on inimene ise hädas oma asjadega. Ma ütlen seda, et mina panin tähele, et ongi, et põhjusel on nagu mitu erinevat vaatepilti ja ütlen nii, et mida ma sellega kaasa tõin, oli see, et ma reaalselt nagu oskan ka võib-olla nüüd natukene rohkem panna ennast õpetaja olukorda ja vaadata tema pilguga klassi peale. Ehk siis ongi, kui tema elab enda viha siis meie peal välja, siis ma võtan seda kuidagi nagu teistmoodi, et ma ei võtagi nagu kuidagi otse südamesse, vaid ma lasen nagu ühest kõrvast sisse, teisest välja. Et ma ei hakka nagu selle peale mõtlema, mõtlen ka, et nagu õpetaja on tegelikult ka inimene, et nagu ta on ka inimene, et ta peaks ka nagu enda tundeid kuidagi välja elama, aga kas just õpilaste peal, see on nagu küsimus. Aga ma tõesti vaatan nagu igat asja nüüd teise pilguga, mis on minu arust nagu uus oskus, mis mulle räigelt meeldib, sest ma saan seda teha ja kasutada igal pool. See on siis selline suur empaatiavõime, mis avanes teil nagu jälle päris pika sammu, eks ju? Võime aru saada teise inimese tunnetest sellel hetkel. Hästi, aga nii, kuulame veel. Mina kahjuks ei osalenud seal tore ringis, ma ei jõudnud, aga mis ma sooviks lisada varasemalt kogemustest sellel samal teemal on see, et suht sarnane, et ongi, üritan nagu aru saada, miks
see teine inimene arvab nii või tegi niimoodi ja tulla järeldusele, mis ta üritas nagu saavutada või et mis ta võis tunnetada sellel hetkel. Ja ongi nagu loogiliselt mõelda välja lahendusi, kuidas me saame sealt edasi liikuda. ma saan aru, et sind ei olnud eelmine kord, aga kui sa mõtled, mis sinu jaoks on olnud sellel hooajal, kui te olete just teinud neid, see tund, mis nagu kõige rohkem on meelde jäänud või mõtlema pannud tore teemadest? me oleme joonistanud seda head ja halba last. Kui te oma koolis tore peale mõtlete, siis mis te olete märganud, mida veel oleks vaja? Et mul on tunne, et ka noorematele oleks vajalik selline ring, kus nad saavad õppida suhtlemisoskusi, kus nad saavad õppida rohkem ja paremini ennast väljendama. Et praegu me teeme ikkagi alates 7. klassist, et need teemad ei ole tihtipeale kerged ja need vajavad ka sellist nagu võib-olla natukene mingisuguseid teadmisi ja kogemusi, et neid üksteisega jagada. Natuke rohkem, kui võib-olla 4. klass seda praegu suudab. Mis ma arvan, on, et me oleme varem teinud sõbrapäeval, kus me tegime ümbrikud, kui me kirjutasime sisse midagi positiivset ja rõõmsat ja peitsime siis kooli peal need laiali. Ma arvan, midagi sarnast teha veel rohkem, et ongi tuua rohkem kooliellu sisse positiivsust ja rõõmu õpilastele. Vau, see on sinu südameasi. Ma ütleks seda, et mis meil koolis tegelikult vaja oleks rohkem kooli kaasata torega, ehk siis näidata koolile, et meil on nagu siuke hästi äge ring, kus käivad hästi lahedad õpilased, et võib-olla tehagi nagu rohkem üritusi või nagu kooli kaasata nagu toresse, et kes siis tahab, saab nagu tutvuda rohkem torega, tulla näiteks tore ringi vaatama, uudistama, aga jah, et nagu tehagi rohkem nagu üritusi koos, näiteks ongi, ma ei tea, mingi lauamängupäev, põgenemistuba, mis iganes, et see oleks nagu ülihea idee, et meil mingid plaanid juba nagu käivad, et midagi teha, aga neid võiks nagu veel rohkem olla ja kindlasti võib-olla ka tulevikus teisi torekaid kaasata, et see oleks ju hästi äge idee. Saan aru, et teil on nagu, vaata see enda kogemus on nii hea, on ju, sest tahaks kohe jagada kogu maailmale, et nagu veel rohkem noori saaks sellest samast heast asjast osa. Tahaks kindlasti rohkem aega ja võib-olla ka mingit paremat aega. Et praegu meil on tore ring pärast kooli, aga tahaks vaata kohe pärast tunde, et ei peaks ootama. Aga see on natuke keerulisem, sest kõigil on eri aegadel tunnid. Aga kindlasti rohkem aega, sest praegu on meil tore ringid 2 tundi. Aga vahepeal jääb tunne, et tahaks ikka veel. Et tahaks kauem olla ja tahaks kauem rääkida ja tahaks rohkem aega võtta. Et te lähete nii sügavuti, et teil see ajataju kaob ära lõpuks, jah? Et oleks rohkem isegi vaja. Ma nõustun Heleniga. Minu kui meil oligi see 4. klassi tüdruk oli seal, siis ma sain ise ka aru, et ta natukene võib-olla liiga noor selle jaoks, aga samas tahaks, et nooremad õpilased saaksid ka sedasama kogemust, mis on meil, lihtsalt, et mis oleks nende vanusele sobivamalt. Et siis see on väga tore. Ah soo. No need olid siis sellised veel niisugused nagu unistused mõnes mõttes. Ja mida koolijuht asjast arvab? Tere, mina olen Kuusalu keskkooli direktor Maia Alumaa ja meie koolis on käimas väga vahva ettevõtmine, nimelt Tore ring. Seal osalevad mitmed õpilased koos juhendajatega ja see käib meil juba 2 aastat. See ring on väga vajalik õpilastele oma empaatiavõime kasvatamiseks, sõprussuhete loomiseks, üksteise aitamiseks, üksteisele toeks olemiseks. Seetõttu me nimetame ka õpilasi tugiõpilasteks seal grupis.
meil on sellest väga suur abi olnud, õpilased on saanud mitmetel üritustel käia, koos viibida, koos asju teha, olla üksteisele toeks, abiks ja haarata rohkem õpilasi veel meie kampa, nii et me oleme väga-väga õnnelikud ja tänulikud tore ringi üle meie koolis. aga mis me lõpetuseks ütleme? Me ei peagi täna pikalt siin olema, on ju, kõik tahavad minna neid asju tegema, mis tore bingo ütleb. On teil veel midagi, mis kindlasti tahaks? Kuna vaheaeg on, siis ma tahaks kõikidele noortele öelda, et võtke sellest vaheajast maksimum, puhake, selleks, et saaksite siis pärast vaheaega värskelt ja puhanuna uuesti koolitööga alustada. Et pärast vaheaega hakkab 9. klassidel ka päris pingeline eksamiperiood. Ehk siis selleks, et kõik selle, ütleks, et koolis ikkagi väsitava kevade üle elaksid, on vaja just see nädal võtta maksimum puhkamiseks. Et paus olgu paus. Et ei väsitaks ennast, vaid taastaks ennast. Et mulle meeldib see moljutamise mõte, et võta päevas kas või 10 minutit ja ära võta nutiseadet, lihtsalt viska pikali ja vaata, mis mõtted sinuni jõuavad. Kes veel noortest tahab midagi öelda? Sina oled niisugune hea saadete lõpetaja meil. Mina? Jaa. Eelmine kord sa ütlesid midagi nii jälle sellist ilusat, et see küll võib-olla ei olnud täitsa lõpus, aga see oli midagi sellist, ma mäletan seda tunnet, et see oli hea, et issand kasti sa ütlesid. Ega mul väga palju polegi öelda. Et ongi õpilastele, kes lähevad eksamit tegema, neile palju edu soovida, jaksu. Võib-olla leiavad nad selle rahu enne eksamit tores. Ja ongi ilusat aasta jätku. Väga meeldiv, ilus saate lõpp minu meelest. Meie hakkame nüüd siin otsi kokku tõmbama. Tulge jälle tagasi järgmisel teisipäeval. Siis on mul muuseas siin, peaks olema üle pika ja täiesti selline kool, kes varem pole kunagi käinud. Nii et vaadake ja tulge sellepärast tagasi, et stuudios on tore! Super!